Tere! Ma räägin natukene teille täna Koli rahvusparkist. Kolin kansallispuisto. Joensuust natuke edasi leiab Pielineni järve äärest 3 kõrget mäge ja mäestik läheb edasi natuke madalamana. Ukkokoli, Akkakoli ja Pahakoli on nende 3 künka nimed. Ja seal talvel on võimalik näha huvitavat nähtust, mida tavaliselt näeb ainult Lappimaal. Ma joonistasin siia juba ette, kuidas järvelt aurab vesi ja põrkab vastu kolimägesid. Vesi jäätub kinni okaspuude külge. Ja sellest moodustub üks lumetüüp, mille nimi on soome keeles tykkylumi. Ma ei tea, mis on eesti keeles. Kui keegi oskab öelda, mõni bioloog, kes seda vaatab, no palun väga. Mul on niisugune tunne, et ma võin teha varsti sõnastikku nendest soome sõnadest, millel ei ole eestikeelset tõlget endal. Ja niimoodi need kuused, siia ma olen ühe kuuse joonistanud, kuuselatvad lähevad longu. Seal võib olla ühe kuuse turjal mitu tuhat kilo, 5-6 tuhat kilo lund. Ja iga aasta on võib ka olla mingi periood, kui rahvusparki ei tohi siseneda, kuna on oht, et lumi langeb sulle pähe. Koli mäestik või küngastik ega Ukkokoli tegelikult Munamäest kõrgem eriti ei ole, aga ta on ikkagi järve pinnast üle 300 meetri. Ja see langus on väga suur. Palun vaadake märksõnaga tykkylumi, kuidas see välja näeb. Ja vaadake ka, mis asi on Kolin kansallispuisto. See oli väga lühidalt. Räägitud. Ma andsin nagu jälle väikese vihje. Kolin kansallispuisto. Aga see, kui te esimest korda vaatate, neid fotosid, siis te saate aru, miks ma tahtsin rääkida Koli rahvuspargist.